MTÜ Lõuna-Eesti erihooldusteenuste keskus plaanib ehitada Võrru 2 maja psüühikahäiretega inimestele, kes praegu saavad ravikeskuse kitsaks jäänud ruumides Meegomäel. Meil on võimalus olnud taotleda Euroopa struktuurifondide raha, mida siis Sotsiaalministeerium, Rahandusministeeriumiga koostöös on siis esimene taotlusvoor olnud ja me saime sealt positiivse tagasiside, et reorganiseerida siis ka oma teenuseid, mis on psüühilise erivajadusega inimestele ja just seda teenuste gruppi, mis on ööpäevaringsed teenused. Ja meie inimestele teadaolevalt ööpäevaringsed teenused asuvad siis Kubjal, et siin Lõuna-Eesti haigla kõrval on meie oma maja ja peamaja ja selles majas täna on ööpäevaringselt meil inimesi 80, isegi mõni rohkem veel teenusekohtade järgi. Võru linnavolikogu algatas nädal tagasi 0,68 hektari suuruse Olevi tänav 1 kinnistu detailplaneeringu, kus tulevikus saavad endale kodu umbes 40 kergema hingeeluhäirega inimest. Et Olevi tänav 1 on see kinnistu aadress ja sinna on siis meie planeeringu järgi kavandatud 2 elamu ehitamist, et need inimesed saaksid siis 2 majas elada, et kokku 40 inimest oleks võimalus sinna siis teenuse kohta üle viia. Männimetsa vaikselt Veerelt Võrru kolimine parandab patsientide sotsiaalseid oskusi, muudab elukorralduse vabamaks ning pakub linnainimesel loomulikumat keskkonda. Euroopa raha kasutus on ette nähtudki selleks, et parandada nende inimeste elamistingimusi, ka töötamise tingimusi, et võimaldada puuetega inimestel ka selle grupi inimestel töödki saada, et siis oleks mõistlik ka need teenusekohad arendada rohkem kogukondadesse, seal, kus on rohkem avalikke teenuseid, töökohti, mis iganes, raamatukogud, arstiabi, kultuur ja nii edasi, vaba ajategevused. Ja just eelkõige see, et need igapäevased eluruumid oleksid võimaldaksid rohkem omaette olemist, privaatsust, sest suures grupis elamine ikkagi tekitab ju pinget, mis kõigis ja eriti need inimesed, kes on tundlikud selles osas, et neile siis paremat elu võimaldada. Et olla kogukonnas ja olla Võru linnas koos suurema elanikkonnaga, näha seda elu liikumist, olla selle elusa elu keskel, et mitte ainult Kubjal ja metsa ääres, vaid saada selle läbi ka veel julgemaks, taastuda paremini, sest ka avalikud teenused on veel kättesaadavamad, raamatukogu ja kauplused ja mis iganes, juuksur ja nii edasi, et seda ka kõike. Ehk ma väga loodan, et paranevad nendel inimestel ka need sotsiaalsed oskused, sest me saame neid inimesi veel rohkem siis juhendada ja harjutada olema koos teistega. Siiski ei maksa arvata, et Võrru kolitavad patsiendid päris oma pead jäävad, sest kontroll nende liikumise üle säilib. Võru linna lähevad elama just need inimesed, kelle tervis on selline, et nad ei vaja väga kõrgendatud tähelepanu, et need ebastabiilse tervisega ja rohkem hoolt ja ka järelevalvet vajavad inimesed jäävad kõik Kubjale elama ja oma teenuse kohta, kus nad praegu on. Et seal uuel territooriumil ja uutes majades kodukord ikka, igas kodus, ühiskodus on oma kodukord. Sisse välja käimine on ka nii, et kui sa oled ikkagi teenusel, siis sul tuleb teavitada töötajad ja ütelda, et nüüd ma lähen tööle kell 10 ja ma tulen kell 2 tagasi, et sellised kokkulepped jäävad alati kehtima. Aga kindlasti ei ole seda, et uks on lukus ja sa ei tohi minna või kodudes peab panema ka ukse lukku. See kõik sõltub sellest, kuidas seal see turvalisusega on piirkonnas ja õhtul ja öösel paneme ikka maja ukse lukku. Aga mitte see, et päeval inimene peab nüüd kellegi töötaja käest küsima, et kas ma võin õue minna. Aga peaasi, et on teada, kus inimesed liiguvad. Et need inimesed ei ole sellise vajadusega, et nad ei oskaks oma päeva kuidagi juhtida ja nad võivad oma territooriumil vabalt liikuda ja
ja seda vajadust on vaja suurendadagi, et nad taastuksid ja oskaksid ühiskonnaelus ka rohkem toime tulla, nii et linnas käimine eesmärgipäraselt, kellel poodi vaja minna, siis minnaksegi poodi ja nii edasi. Ja siia Kubjale ikkagi jäävad, kuna haigla on kõrval koos oma psühhiaatriakliinikuga, siis jäävad siia need inimesed, kes vajavad suuremat toetust, vajavad ka rohkem järelevalvet, nii-öelda sellise, nagu öeldakse valdkonnas, ebastabiilse tervisega inimesed, et nendel oleks just see turvalisus, see ravi ja just psühhiaatrilise abi kättesaadavus lähedasem ja nad on harjunud ka selles piirkonnas siin olema ja selles majas, et neile avarduvad ka Kubja majas soodsamad tingimused, et enamik inimesi soovib elada ikkagi üksinda oma toas, et tal on oma privaatne tuba ja ta ei pea seda jagama naabritega, nii et loodame, et siin Kubjal läheb ka neil inimestel nagu paremini ja kergemini.